siis 8. detsember. Kehtima hakkab uus sõiduplaan ja rohkem kui 24 aastat hiljem on taas rong sõidmas Turbasse. Seekord ei ole see lendav läänlane sõitis viimati muidugi veel rohkem ammu aega tagasi. Ja nüüd siis võib-olla ongi parem, las lendav läänlane jääb selleks ajaks, kui taastub rongiliiklus Haapsallu. Seni ootame siis oma rongi saabumist. Tere, Rein Riisalu. Kuidas tunne on näha esimest turbarongi üle 24 aasta? Ma pean tunnistama, et ma 24 aastat tagasi neid turbaronge ei tea, sest et ma ei ole Läänemaa mees ja ka mitte Harjumaa mees oma päritolult, nii et see on mul sõna otseses mõttes elus esimest korda sõita rongiga Turbasse. Ja esimene porgand kogu ajaloos? Seda kindlasti jah, ehk teiste sõnadega, et mul on väga hea meel, et need rongid, mis Eesti rahvale tervikuna on tuttavad, saavad nüüd tuttavaks ka Turba inimestele. Mis tunne on sõita esimese Turba porgandiga? Hea tunne on. Ma arvan, et see on igati tore esimene samm Haapsalu raudtee taastamise suunas ja ma usun, et mis on ka väga oluline asjaolu, võib-olla väga paljud polegi tähele pannud, et tegemist on esimese raudteelõiguga Eestis, kus on 140 km/h sõidukiirus lubatud. See on ka midagi erilist tegelikult. Kindlasti ja kuidas sul tunne on? Ma kavatsen täna paljudelt küsida, mis aastaks sa loodad, et saab juba Haapsalu ja Rohukülla? Noh, olgem ausad, see on poliitikutest sõltuv küsimus, aga peamine eesmärk peaks olema ikkagi nüüd teha see otsus ära, eks ole. Et isegi kui see ehitamine, kas ta kestab nüüd aasta rohkem või vähem, see ei ole määrav, aga küsimus on selles, et see otsus oleks olemas ja et see ots nii-öelda lahti tehtaks, eks ole. Sest ma isiklikult selliseid lahendusi nagu ainult ristini ehitamine midagi sellist ausalt öeldes ei toeta, sest reisijate arvus tuleb suur erinevus alles Haapsaluga. Saame Rohukülla Hiiumaale minna? No, ma võin sellist väikest ise infot jagada, et me oleme rahandusministri juures juba siis, minu meelest oli see kevadel juba peale seda, kui valitsus oli kokku pandud ja siis läbirääkimised käisid, istusime kõik asjaosalised koos siis rahandusministri juures ja arutasime asja ja minu meelest said seal plaanid paika pandud. No praegu on jah eraldatud 2 või 2,5 miljonit siis nii-öelda projekteerimise jaoks, aga järgmise paari aasta read eelarves selle koha pealt on praegu veel tühjad. No see ei saagi tulla eelarves, sellepärast, et need summad minu meelest on mingi 90 miljonit äkki oli, et need on nii suured summad, et me ei saa seda nagu eelarvest võtta, et sellepärast me rahandusministri juures koos istusimegi, et leida võimalusi, kuidas seda Haapsalu raudteed, nüüd juba Rohukülla raudteed, eks ole teistmoodi kapitaliseerida. Eesti raudteejuhatuse esimees Erik Laidvee, kuidas tunne on? Väga uhke tunne on. Et tõepoolest ei oskagi kirjeldada, sõidame selle rongiga siin, inimesed lehvitavad, kõik on elevil, väga uhke. Ja kas nüüd siis täna näeme juba Turbas, kuidas buldooserid juba edasi trassi puhastavad? Et seda me täna veel ei näe, aga selles suunas juba võib öelda, et on teatavad plaanid meil ka olemas. Aitäh tehtu eest ja edu! Merike Saks, olete nüüd mõnda aega Elronit juhtinud. Praegu rongide ei juhi, aga istute siin vagunis ja meelega sõitmas Turbasse 24 aastat. Natuke peale on sellest möödunud. Kuidas teil tunne on?
No täpselt samad sõnad nagu Erik Laidveelgi, et me oleme väga rahul sellega ja loodame ja oleme päris kindlad, et ka Turba rahvas võtab raudtee ja rongid sama hästi omaks nagu ülejäänud Eesti. Meie reisijate arv on tegelikult 5 aastaga 2-kordistunud. See silt on vale, et oleks pidanud Haapsalu olema seal ees. Kindlasti jah, siin rongis isegi ütles seda, et järgmine lõppjaotus teisipäev. Aga tunne on ju meeldib. Ei no 6,5 kilti küll, aga ikkagi üle suur samm. Ja selle sammuga ikkagi, ma arvan, et see tee ei saa seisma jääda. Ja ma usun ka, et küll me mõne aasta pärast teeme jälle intervjuud juba Haapsalu perrooni peal. Räägitakse 2 aasta pärast, et järgmine aasta ju hakkab projekteerimine. Härra peaminister, kuidas tunne on? Väga emotsionaalne. Minul samuti. Kas me saame anda läänlastele lootust, et õige võimalikult kiiresti jõuame ka Rohukülasse? No ma loodan, et Rohukülasse jõudmine ei võta aega järgmised 24 aastat, nagu raudtee taastamine Turbani. No ma usun ka, kui juba nii palju on tehtud, siis see näitab, et nii kaua aega ei lähe kindlasti. Ma usun ka, ma töötan selle nimel. Aitäh, kena päeva teile, ilusaid sündmusi. Aitäh. Tere! Sa soovisid kunagi mulle sildiga tee peal õnne ja edu. Ma võtsin selle sildi ära, see silt on mul alles. Et kui juba Haapsalu välja tuleb, siis ma olen selle sildi sul tagasi. Väga kena, siis ma tean, et sa oled mulle võlgu. Ja see ootab, võlg ootab. Ja aitäh sulle, üks suur toetaja. Kuidas tunne on? No väga hea tunne on. No jah, sa oled ju kõvasti vaeva ka näinud ja kaasa aidanud. No eks nii palju, kui ma suudan. Ja hea meel tõdeda, et nüüd sa hakkad pidevaks sõitjaks. No jah, nüüd on see, et homme hommiku esimene sõit, õhtul siis tagasi, ülehomme järgmine, 4 korda nädalas tõenäoliselt. See võib hea tunne küll olla. On. No peamine asi on see, et nüüd ma pea hommikuti seda autolakneid kratsima ja et ma sõitsin ju varem Riisiperre, eks ole. Aga no ikkagi selle kodu juurest Riisipere jaama juurde 8 kilomeetrit, ikkagi selle pärast oli aknad ju puhtaks kratsida ja auto soojaks ajada ja hea ei ole niisugune pisikesed sutsakad. Just, aga mõnusaid sõiduelamusi. No aitäh, sulle ka. Loodame, et näeme siis varsti järgmises peatuses, et ma mõtlen, see järgmine peatus on vähemalt Haapsalu. Ootasin sind kaua rong, nüüd oled siin. Nüüd tuleb rong iga päev, nüüd läheb rong iga päev. Nüüd tuleb rong iga päev, nüüd läheb rong iga päev.
arvan nii, et me räägime täna nii palju keskkonnast, keskkonnahoiust, raudtee ja rongiliiklus on see tegelikult, mis aitab sellele väga palju kaasa. Ma saan aru, et anda lubadusi on alati väga selline ohtlik ja keeruline. Aga ma ütlen ausalt, et ma siiski arvan, et see Turba peab jääma üheks niisuguseks mõnusaks, positiivseks ja heaks õigeks sammuks või etapiks. Et see rongiliiklus läheb siit edasi Ristini, läheb siit edasi Taeblani, Haapsaluni ja Rohukülani välja. Ma tänan teid ja teie peredele ja teile kõigile ilusat ja armast teist adventi. Aitäh teile! Siin võib-olla ministritel ja Eesti Raudteel on natukene keeruline ajalisi lubadusi välja anda, siis Elroni poolt ma võin kindlalt öelda, et nii kui rööpad maha pannakse, nii me sõidame siit edasi. Edasi Haapsalu poole! Aitäh ja nagu öeldi, hooguga edasi. Ma rääkisin just ka majandusminister Taavi Aasaga ja tegelikult on plaan paigas, on projekteerimise aeg ja kui projekt saab valmis, loodetakse ikkagi ehitusega edasi minna ja ka rahastamise osas on olemas nägemused täiesti, kuidas see investeering paika saaks. Nii et ma arvan, et lähemad 4-5 aastat toovad meile häid uudiseid. Ja oleme siis nüüd taas tagasi Turba jaamas. Järgmine rong on väljumas. See ei ole mingisugune küla, kus sõidab 2 rongi päevas, vaid hoopis rohkem ja võiks olla veelgi rohkem. Päev oli meeldivalt emotsionaalne, väga palju inimesi tuli esimest rongi vastu võtma ja kogu see üritus andis tunde, et asi läheb edasi ning loodetavasti ei unustata seda, et projekteerimiseks ei pea kuluma 2,5 aastat, vaid tööd tuleb teha kiiresti ja kvaliteetselt muidugi. Nii et aastaga võiks projekteerimise valmis saada, aga see ei sega muidugi buldooserid peale minemast. Kohe me näeme ka rongi väljumist, mida ma veel tahan öelda, kultuurimajas oleku üks kõige hingeminevaid hetki oli laste esinemine. Kes iganes selle laulu välja mõtles, see oli tehtud väga hästi. Tänud teile kõikidele ja tänud kõikidele Haapsalu raudtee toetajatele, kes ei ole kaotanud lootust.